Tee kõik, et saaksid esitleda ennast Jumalale kui tema poolt heaks kiidetud tööline, kellel pole põhjust häbeneda ja kes õigesti käsitseb tõesõna. 2 Timootuse 2-15. Kristuse sarnaseks saamine. Kristlastena oleme kutsutud iga päev muutuma üha enam Kristuse sarnaseks. Meie eesmärk on omandada sama meel ja hoiak, mis oli temal. Maailmas, mis sageli elab vastuolus Jumala plaaniga, tahame anda endast parima, et esitleda end Jumalale kui tema poolt heaks kiidetud töölistena, inimestena, kellel pole põhjust häbeneda. Võib-olla pole sa alati elanud koos Kristusega. Võib-olla on su minevikus asju, mille pärast sa tunned häbi. See on okei. Sa ei ole üksi. Paulus julgustab Timoteost mitte häbenema oma minevikku, vaid kasutama seda tunnistusena, kuidas Jeesus on muutnud tema elu. Kui me võtame Jeesuse vastu, tehakse meid uueks ja meile antakse uus algus. Su minevik on osa su loost ja viis, kuidas sa saad näidata teistele, kuidas Jeesus on sind muutnud. Parim viis, kuidas lasta Jeesusel end jätkuvalt muuta, on otsida tema tõde pühakirjast. Kui süveneme pühakirja ja lubame pühal vaimul meid juhtida, muutuvad meie meeled ja südamed Kristuse sarnaseks. Kuidas saad täna olla rohkem Kristuse sarnane? Mõtle mõnele väikesele sammule, mida saad astuda, et oma mõtteid ja tegusid suunata Jumala missioonile või Kristuse iseloomu pool. Palu Jumalalt abi, et teda igapäevaselt järgida. Palve. Jumal, aitäh, et sa annad mulle uue elu sinus. Aita mul muutuda üha enam Jeesuse sarnaseks. Kasuta minu lugu, et näidata teistele oma armu ja armastust. Kujunda minu iseloomu, mõtteid ja hoiakut, et need peegeldaksid sind. Jeesuse nimel, aamen.